Tere päevast, kalamehed ja kalanaised! Täna oleme taas Webfishi poes ja räägime järgmistest feeder asjadest või feeder nippidest, mis asjad meil käivad. Täna me räägime lipsudest ja lipsu sidumistest. Näitan, kuidas mina need seon ja kus kohas ma neid hoiustan. Nii, täna me teeme need siis, näitan teile, kuidas siduda, kuidas mina seon lipse feeder püügiks. Mul on siin, mina kasutan näiteks 3 erinevat mõõtu, Nitro Sublime lipsu tamiili, 0.13, 0.11 ja 0.09. Noh, ma arvan, tavapüügis nagu 0.09 vaevalt tuleb vaja, aga peamiselt 0.13 ja 0.11. Ja lipsude sidumiseks, kuna mu käed enam nii hästi ei toimi, panust on ikka juba on, siis mina kasutan 2 sellist abivahendit. Üks on sellise konksu siduja ja teine on selline silmuste siduja. Nendega saab hästi kiiresti asjadega hakkama ja lipsud tulevad väga tugevad. Ja nüüd mul oleks vaja mingit sellist asja, mis hoiab mulle selle rulli ära, et siis ma saan selle tamiili pingule ajada. Nüüd ma kinnitasin selle konksu sinna selle klambri vahele, need aasad üleval pool ja siis ma lasen selle konksu otsa mööda tamiili allapoole suunatud ja võtan nendest, panen selle tamiili juppe, mis mul on kinnitatud seal taga, niimoodi peale ühe korra, et siin tekib selline ka silmus. Ja siis ma hakkan selle asja nagu niimoodi teen otsast peale teile näidata. 1, 2 ja siis ma keeran selle nii pidi, et mul see tamiilid on siin. Üks on, mis on kinnitatud sinna rulli taga, on selle näpu peal ja teine on siin. Ma hakkan selle asja pöörama. Teen mingit näiteks 6-7 pööret. Pead on nii, et see metallist aas oleks üleval ja panen selle tamiili ots, mitte see, mis on mul selle rulliku taga kinni, vaid see, mis on mul selle näppude vahel kinni. Panen selle aasast allapoole ja lasen selle aasa alla. Nii pidi. Siis ma võin selle kõik siit lahti lasta. Soovitan seda kinnituskohta märjaks teha, et ta ei puruneks, kui ta hakata seda kinni tõmbama. Ja siis ma hakkan sellest rulli küljes oleva tamiili otsast tõmbama nii, et see silmus, mis seal oli, läheb nagu sinna selle konksu otsa peale. Nüüd, kui mul on siin ta tõmmatud pingule, siis ma lasen sellest rullikust selle konksu lahti ja see üks ots, tamiili ots jääb sinna selle metalli aasa kinni ja siis mööda selle põhitamiili tõmban selle konksu asja siit välja. Nii, nüüd on mul jäänud siin see vaba ots, seotud konks ja siis see teine ots, mis läheb sinna pärast põhitamiili külge ja natukene pingutan siit. Võib isegi kasutada seda aasa siit selleks, et seda kinni pigistada niimoodi. Nüüd on mul see konks seotud sinna külge päris tugevalt ja hästi ilusa sõlmega. Nüüd ma pean võtma siin käärid ja lõigan siin selle väikse otsa ära. Nii. Nüüd on mul konks seotud, näete. Konks on ilusti siin otsas. Kõik, see on tehtud. Kui te hakkate seda tööriista kasutama tihti, siis teil läheb sellega umbes 10 sekundit aega ühte konksu siduda. Nii, järgmisena võtan selle rulli, kus mul siin otsa peal on see konks seotud ja siis mul oleks vaja näiteks teada, või siduda näiteks, ma ei tea, meetrise lipsu. Mul on 2 varianti selleks. Esimene variant, ma kasutan mõõdulinti. Mul on selline kogu aeg kaasas väike mõõdulint, igaks juhuks peab olema kalamehel kaasas, et vaadata, kas kala on nagu suurust ja sobib reeglistiku järgi. Nad on natukene väsinud juba, aga sellega saab mõõta ka niimoodi ja ära märgistada näiteks, ma ei tea, meetrise ära siit. See on üks asi, see on üks võimalus. Teine võimalus, minul on selline tehtud selline
feedertäite pinal, kus on siin need konksud, need naelakesed peadega ja see pinali pikkus on 50 senti, siis ma saan vastavalt nendele siduda siia sobiliku pikkusega lipse. Et näiteks siin on 50 senti, siin on ühelt poolt 30 cm, siin on 20 cm, siin on 40 cm ja siin on 10 cm. Ehk ma saan nende naelte vahel erinevat pikkust võtta. Mina kasutan tavaliselt selleks seda pinaali. Näiteks kui mul on vaja meetrise lipsu teha, siis ma panen siit selle naelte vahel on siin 50 senti ja siis teine 50 senti ja siis mul tekib siin selline silmus, mida ma siin pealt tõstan, hoian näppude vahel. Kaks võimalust. Kas ma seon seda näppudega siin, seda tavalist silmust siia alla või näiteks selleks, et teha sellised ilusad, tugevad ja kiiresti need silmused siia lõppu, sellele lipsul lõppu. Mina kasutan sellist silmuse segamiseks, seomiseks sellist nagu rista. See maksab mõned sendid, igas poes on müügis. Selleks on vaja võtta sellest teise käega kinni, sellest lipsu otsa, suurt ühte näppu sinna vahele panna, teiste näppudega siin kokku tõmmata ja see kure pea siit sellest kaest tamiili otsast nagu kinni haarata ja teha 2 pööret. 1 ja 2. Ja siis selle kure pea esimese otsa peaks nagu sinna sellesse näppu otsas olevast silmusest läbi laskma. Nüüd on kõik, lasen lahti. Ja nüüd hakkan seda välja tõmbama siit sellest kure peast ja siis ta hüppab üle ja tõmban kinni. Ja nüüd, kui te näete, mul on see lipsu teine pool on jäänud sinna kure pea ülemisele sellele aasale ja ta on pingule seatud juba. Ja tekkis väike silmus. Ma võtan selle praegu siit maha ja näete, tuleb siit väga ilus, ma ei tea, kas hästi näha see, tuleb sellist, võib-olla musta peal on paremini näha seda, tuleb hästi ilus selline väike silmus see ette nagu, mida saab kinnitada põhitamiili juurde. Nii, et ja siis ma praegu võtan selle siit sellest ja võtan käärid ja lõikan selle liigse tamiili maha siit. Nii, et ja nüüd mul ongi nüüd käes seotud meetrine lips, mida ma saan kasutada kaldal kalastamiseks. Teen reeglina neid asju kodus, valmistan ette kalastuskäiguks ja mulle meeldib näiteks kasutada nende lipsude hoidmiseks mitte sellist pinalit igapäevases elus, see on niisugune nagu suur ja võtab palju ruumi, aga näiteks sellised nagu Nitro kast siin on, Nitro lipsude karp, väga ilus, selline saab kinni panna plastikust karp, tugevast plastikust, kus on sellised sees, sellised nii-öelda lipsude jaoks mõeldud spetsiaalselt sellised rõngad või poolid, et kuhu sisse käib selline komplektis olevat nõel, panen selle näiteks nõela sinna sisse ja selle nõela lõppu panen selle sama silmusega kinni, turkan sisse, näete, keeran peale mitu korda, sõltuvalt sellest pikkuses läheb mitu korda peale sinna ja sellest konksuga panen selle, kuna see on pehmest eevamaterjalist tehtud, konksuga panen kinni ja nüüd on mul siin üks lips täiesti ilusti sees olemas. Ja mis on hea nende rullide juures on see, et siia saad kirjutada pliiatsiga, mis on sul tamiili diameeter, mis on lipsu pikkus, mis on konksu mõõt ja mis on konksu mudel. Ja sa saad nagu hästi kiiresti siit kätte nii-öelda. Need on siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 sellist rulli ja sa saad põhimõtteliselt nagu 24 erinevat variatsiooni lipsudest omale kohe valmis teha. Ja kui sa selle sisse paned, kaan peale, ta läheb sul kuskilt siit välja. Et selline lugu on. Nii et
täna ma olen seda asja teile ära näidatud, kuidas mina asja teen, et tõenäoliselt teised inimesed teevad teistmoodi, aga mina olen hetkel enda jaoks sellise viisi nagu valinud ja see töötab ja see aitab mul ka kalastada. Nii, aga täna rääkisime sellest, kuidas mina lipsu sean ja kus kohas ma need hoiustan. Tahaks veel korra rõhutada selle peale, et kogu lipsude materjale, kõik konksud, mul on ilusasti siin muidugi natukene juba mustaks läinud, mina igapäevaselt kasutan seda. Mul on kogu see lipsumaterjal, kogu see varustus, mis lipsude tegemiseks vaja läheb, igasugust feederkummid, rakenduse sidumiseks, käärid ja kõik on siin selles ilusas nütrokotis. Selline Eva materjalist lukuga hoiab ilusti vihma ja kõik asja nagu, et ei ole nagu vaja midagi muretseda, et midagi mereks saab. Siis need on olemas ka suuremas suuruses nii-öelda, need skandilised sellised, noh, näiteks täitsa nagu ilus tutikas praegu just siin poest riiuli pealt võtsin, näete, siia mahub igasugust asju ja no näiteks kui lähete kaldale, tahad vaja uut monotamiili või seda nööri võtta, siis siit saad ka need ilusti sinna ära mahutada, lukku panna ja midagi nendega ei juhtu. Need on muidugi olemas ka sellist veel pikemat formaadis nii-öelda, et need on sellised, noh, siia saab ka panna nüüd korve hästi palju, mul on näiteks siin ka üks selline ka, ma tahasin väga palju näidata seda, ka samas formaadis see korvide jaoks, mul on siin korvid, terve selle kott korvi täis, hästi raske, aga noh, need on hästi mugavad kasutamiseks, lukuga läbipaistvad, sa näed kõik, mis sul sees on, ilusti võtta kaldale kaasa, et isegi kui sa ei ole nagu sihuke, kui sul ei ole hästi palju varustust, siis saad siia panna kõik konksumaterjal, varupuulid, korvid ja kõik asjad, et saad põhimõtteliselt ühe karbiga kaldale kõik tuua. Ja muidugi, mis on väga hea nagu, et mul on siin üks selline feeder väike kott, on siin ka juures olemas sellise mõnusa paelaga ja kuhu nüüd samad Eva materjalist tehtud kotikesed mahuvad nii ilusti sisse. Noh, ma võtan praegu selle enda oma ühe, mahutan sisse ja siis see kandiline läheb ilusti sisse ja nad on kõik mõõdu järgi siin ära mõõdistatud ja ära mahutatud ja üks selline pikk mahub veel siia kõrvale ka, et nii, et kõik, mis on vaja sellise väikse kotikesse para mahutada ja arvage ära, kus seda saab. Veefish poes saab, KDKT4. Muudes kohtades ei ole veel hetkel nütrokaupa, nii et tulge siit läbi ja ostke ära.